Laupäeval 23. märtsil toimus järjekorras 3. ahhaa pääste- ja pommipäev. Kohale tulnutele näidati, kuidas lõigatakse lahti sõiduauto. Õppusel mängiti välja olukord, kus kannatanu autost välja päästmiseks oli vajalik auto juppideks lõigata. Lõuna-Eesti päästekomando vahetuse ülem Marko Mustimets ütles, et tegelikus elus autot üldiselt nii palju lõikama ei pea. Kui on libedad talved, siis on võib-olla neid nii-öelda kraavi sõitmisi rohkem, aga alati ei pea nii täielikult ära lammutama. Et tavaliselt on piisab ainult väiksest ühest uksest võib-olla äravõtmisest või lihtsalt saab isegi ukse niisama lahti teha lingist, nagu tavainimene teeb ukse lahti. Ahhaa teaduskeskusesse olid kogunenud valdavalt lapsed ning seega mängiti simulatsioon välja detailselt. See algas kõnega häirekeskuse telefonile ja seejärel saabus sündmuspaigale päästemeeskond. Autos oli ka kannatanu, kellega üks päästekomando liige pidevalt suhtles, samal ajal kui ülejäänud meeskond autot lahti lõikas. Päästemeeskonna vahetus ülema Mustimetsa sõnul keegi päästjatest mingisugust psühholoogilist ettevalmistus kannatanuga suhtlemiseks saanud ei ole. Seda eraldi psühholoogiat ei ole keegi meist saanud, et see ongi nagu, et keegi lähebki kannatanu juurde ja siis rahustab maha teda võib-olla ja siis küsib, et kus tal valutab või midagi ja siis kui ta nagu te nägite siin vahepeal, kui me siin kõvasti kolkisime, siis kannatanuga hüppas sees, et siis võib-olla ka seletab kannatanule, et mida me seal tehakse, et ei ole päris niimoodi, et maailma lõpp on käes. Auto lahti lõikamise ajal tagaistmel ohvrit mänginud Anett Kulbin ütles, et autos olla oli õudne, kuid temaga suhelnud päästja üritas teda maha rahustada. Küsis, mis juhtunud on, küsis mõnda üksikut asja minu kohta, et kas mul on mälu on olemas ja kõik on olemas nagu. Ja lihtsalt rääkis sellist üldist juttu, et ma väga paanikasse ei satuks nagu. Ürituse korraldaja Kaarel Sild loodab, et päästepäevaga tõsteti eelkõige laste teadlikkust ohutusest. Võib-olla mõni nendest väikestest lastest siis paneb alati turvavöö kinni kindlasti ja teine asi, ma loodan, et nendest kasvavad tulevased päästjad.